Nagu iga teadus on ka astronoomial oma uurimisobjekt ja astronoomil on siis see maailm nii-öelda tervikuna, siin ühel pildil ongi üks niisugune, kus on maakera taustal näha tähistaevas, on muidugi võetud kosmosest. Mis on astronoomia iseärasus? Meie püüame maailmast tervikuna aru saada ja põhiline eesmärk ongi selgitada, miks see maailm on selline, missugused jõud, tegurid siin mängus on, kuidas ta tekkis ja siin läheb tegelikult tarvis alates matemaatikast, siis füüsikast, ka bioloogiast andmeid ja lõppeesmärk on ikkagi maailmast paremini aru saada, sest kui me maailma ei tunne, siis me ei oska ka käituda, mis inimest eraldab kõigest muust loomariigist ja elusolevusest. Meie tunnetame maailma palju sügavamalt kui mis tahes muu elusolend ja see on võimaldanud ka tsivilisatsiooni tekke. Ja ühesõnaga ilma teadmisteta ei oleks tsivilisatsioon võimalik, eriti tehniline ja astronoomia on siin üks väga olulisi komponente. Teine oluline aspekt on see, et need astronoomilised nähtused on siiski suhteliselt lihtsad ja neid on üsna lihtne rahvale selgitada ja ühtlasi ka siis näidata, kuidasmoodi teadus üldse toimib, kuidas uurimine käib ja selle tõttu siis selgitada, kuidas nüüd see köögipool on ja see on väga oluline selleks, et noori andekaid inimesi, kellel on uudishimu ja ka teadmised, et neid tuua uurimistööl ja mitte ainult astronoomias, vaid üleüldse. Seda on ammu juba tähele pandud, et need maad, kus on väga tugev niisugune, näiteks astronoomia armastajate, amatöörastronoomide liikumine, Holland on näiteks niisugune, seal on üldse teadus väga hästi arenenud. Nii et tal on siis niisugune otsene tähendus maailma tundma õppimine kui ka üldkultuuriline tähendus. Universum ongi üldisemas plaanis kõik see, mis meie ümber on. Aga nüüd need probleemid, millega mina tegelen, need käsitlevad universumit tervikuna ja nii-öelda suuri objekte, meie, see on siis kosmoloogide seltskonna jaoks, on nüüd ehituskivid, on näiteks galaktikad, ka tähepopulatsioonid, aga üksikuid tähti me nii detailselt enam ei uuri, see on juba tähefüüsikute, see on üks astrofüüsika haru, aga meie uurime seda objekti kui tervikut, selles mõttes on meil ühelt poolt raskem, aga mõnes mõttes on ka huvitavam, sest siin sünteesitakse lõpuks, siia jooksevad kokku ka kõik teised andmed. See on see koht, kus luuakse terviklik pilt maailmast. Kogu möödunud 20. sajand oli universumi kui terviku uurimise seisukohalt otsustav. Kui sajand algas, see on siis 1900, siis ainukene niisugune suures mõttes universum, mis teada oli meie oma linnutee galaktika. Ei olnud teada, kas midagi seal taga on, kuni umbes 20. aastani arvati, et meie galaktika või siis linnutee, see ongi universum. Ja kasutatigi, uuriti tähtede liikumisi, aga öeldi universumis, aga mõeldi tegelikult meie oma galaktikat. See, et on olemas teised galaktikad, see selgus 20. aastatel ja siin Ernst Öpik, Eesti astronoomide ütleme siis koolkonna rajaja, tema oli esimene, kes selle täpselt kindlaks tegi, hiljem Ameerika astronoomid seda kinnitasid, nii et see oli, kui mina tulin, oli juba teada, siis järgmine samm, mis tehti, leiti, et galaktikad eemalduvad meist ja mida kaugemal nad on, seda kiiremini ja üsna varsti hakati seda seletama kui kogu maailma paisumist. Muidugi alguses on see selge, aga siis kuskil 30. aastatel
oli see interpretatsioon juba nüüd valdav, aga niisugune lõplik tõend, et see nii on, see tuli veel natuke hiljem juba siis, kui mina töötasin. Nii et kui mina alustasin, siis galaktikad oli teada, galaktikate detailne ehitus, see oli alles algamas ja siin meie ka võtsime osa, aga mis on nii-öelda universumi detailsemad omadused, see kõik tuli hiljem, sest see on seoses ka tehnika arenguga. Vanasti oli ainult näha, ütleme, tavaline kiirgus, alles pärast teist maailmasõda hakati uurima universumit kõigepealt raadiokiirtes. See sai võimalikuks selle tõttu, et sõja ajal arendati välja radaritehnoloogia ja selgus, et nende antennidega, see seal, kui sõjaväe jaoks mõeldud, avastati ka universumist teatud kiirgus, selgus, et taevakehad kiirgavad ka raadiokiirtes, nii hakkas raadioastronoomia arenema, hiljem siis teised, ütleme, infrapunane, edasi tuli ultraviolettkiirgus, see on juba siis satelliitidelt, nüüd on juba gammakiirgus ja röntgenkiirgus, ühesõnaga, mida laiem on see kiirguse diapasoon, ütleme võimsuse seisukohalt või ütleme spektri asukoha mõttes, seda rohkem informatsiooni me saame. Iga uus laineala, mis avastati, tõi esile uut tüüpi objektid, mis varem olid täiesti nähtamatud. Ütleme raadiogalaktikad, ütleme galaktikad olid küll teada, aga et nad midagi erilist on, see tuli siis hiljem välja. Või siis eritüüpi tähed, pulsarid, see tuli ka raadio mõõtmistest. Edasi foonkiirgus, see on see ürgkiirgus, mis tekkis kuumast universumist, kui ta veel väga noor oli. Ja vaat selle ürgkiirguse avastamine, see oli siis 64. aastal. See näitas, et tõesti, et maailm oli alguses kuum, paisudes jahtub, see oli kõige kindlam tõend selle maailma, paisuva maailma olemasoluk. See kõik tuli juba sellel ajal, kui ma ka töötasin. Kõige rohkem teatakse ikkagi meie oma lähemat ümbrust, see, mis meil on vaatlustele kõige paremini kättesaadav, siin me saame kõik erinevat tüüpi tähti uurida, nende paigutust, aga nüüd tänu siis ka raadioandmetele, infrapuna andmetele on linnuteest ka üldpilt. Ma vaatan, kas ma leian selle üles, mul on üks niisugune, vaatame siin. Näiteks siin on infrapunases kiirguses kogu taeva pilt. Siin on siis tähed kui galaktikad, aga põhiliselt on siin galaktikad ja siin ongi näha, aga ikka tähed ka, kui kõik. Vaat see on infrapunane pilt meie galaktikas, see on näha kohe keskel on siis see tihedam osa, on siis galaktika kese, siin on siis galaktika nagu ütleme ketas, siin on ütleme halo ja kaugemal on siis igasugused muud objektid. Ja meie galaktika on spiraalne. Jah, aga siit ei paista välja, oleks me ülevalt saaks vaadata teisi galaktikat, me saame nii, aga spiraalne ehitus tuleb välja nii, kui me siin tähti mõõdame ja nende kaugusi määrame, siis niimoodi joonistame kaarte, siis tuleb see spiraalstruktuur välja või raadioandmete põhjal. Aga nii otsene vaatlus annab vaat niisuguse pildi, aga see on infopunane, siin me näeme kaugemale, muidu on tavalises kiirguses on lihtsalt neid heledamaid lähemad tähti on nii palju, et need segavad ära. Infopunane näeb selles mõttes kaugemal, näeb sest tolmukihist ka läbi ja seetõttu tuleb terviklik pilt paremini välja. Aga kui nüüd peaks näitama, kust meie päikesesüsteem võiks sellel? Tegelikult see pilt ongi tehtud meie kohalt. Ja see on niisugune ümber taeva pilt. See on niimoodi, on niisugune panoraamkaamerad, eks ole, mis võtavad, kaamerad võtavad küll ainult pool kera, aga siin on tegelikult terve taevas peal. Muidugi ega seda ühe ropsuga, see on nüüd tükkhaaval mõõdetud ja siis arvuti abil kokku pandud. Nii see on kogu taeva pilt. Terve linnutee on ja meie oleme, kui me kujutame ette, et see ulataks siin nagu välja, me oleme kuskil siin kohal.
Tähtede arv ühes keskmises linnutees on ikka kümneid ja sadu miljardeid. Ja inimeste hulk maa peal on praegu umbes 6 miljardit. Nii siit on näha, et iga inimese kohta tuleb tähti ikkagi oma jagu. Kui palju täpselt, see sõltub, kussugune see piir, sest kui väga väikse massiga tähed on, need ei olegi enam päriselt tähed, need on midagi nagu hiidplaneedid nagu Jupiter, seal on just enam-vähem pidev üleminek, nii et kus see piir täpselt tõmmata, see ei ole nii selge, aga ütleme jämedalt on nii. Oluline on see, kui suur on kogumass ja kogu heledus, seda saab täpselt mõõta, arvu on raskem määrata.